ärinõuandeid või? et tee õigesti ja hoia saladust, et valdkonnast väljaspool asuv kriitik ei tea selle konkreetse asja kohta. Ja ta arvab, et ta sai nüüd selle kriitika abil enda kasuks. Väga lihtne asi, aga kui sa nüüd teed järjepidevalt õigesti ja ei räägi sellest, ta ei saa mitte midagi teha, ta ei saa isegi teada, ta ei tea isegi, et noh, mis teda võitis enne lõpuks. Ületavalt lihtne tegelikult. No näiteks levinud arusaam, ütleme, väga suure grupi inimeste hulgas. Et laps ei peaks tegema tegevusi, laps peaks lugema raamatuid rahulikult, mõnikord vaatama mõne filmi. Aga ütleme, kui ta läheb arvutimängudes, see on nagu too much, see on liiga palju tegevust vales suunas, et meie siin proovime raamatuid müüa ja kirjutada või teeme filme, telesaateid, et me ei ole huvitatud mingit kiirest tegevusest. Ja mina seal siis märkasin, et väga suur probleem, et laps mängib nutitelefonis mänge. Ja laiendasin oma seda arvutiklassi, et mul on nüüd arvutiklass, kuhu laps saab tulla. Ja mingi osa lastest tahab sotsialiseeruda, mida ma julgustan alati, tahab mängida koos mingit sama arvutimängu või sellest rääkida, sotsialiseeruda. Ja valdkonnast väljaspool asuv kriitika siis soovib, et see ei eksisteeriks, et see oleks nagu, sellist tegevust ei toimuks. Aga nad ei tea, et see toimub selles mõttes, et laps on tulnud sisse kahest haridusuksest. Ta on kooli välisuksest tulnud sisse ja ta on haridusklassiruumi uksest tulnud sisse. Ja mina kui õpetaja teavitan, et siin klassiruumis toimub arvutimängude arendamine, arvutimängude loomise haridusena. Ma teavitan sellest igat osalejat. Ja nad küsivad luba, et mõned lapsed, kas nad võivad mänge mängida. Ma mõtlesin sellele alguses ja ma andsin selle loa sellepärast, et see tundus parem ja ka ärikool ütleb seda. Mine sinna, mida klient küsib. Online mingi brausermängud, seda küsib. Et olen siiski ju mänguarendusettevõte, et klient küsib online brausermänge, neid kuidagi saab sinna. Ja siis ongi nagu peidus see väljaspool asuva kriitika valeks peetud tegevus. Ütleme, et need lapsed on hakanud tegevusi tegema nüüd mitte sobilikus suunas, nad on väljunud sellest lugeja staatusest või filmi vaataja staatusest, nad on hakanud kuidas see on eesti keeles taking action, et nad on hakanud nagu mingit tegevust tegema selle asemel, et passiivselt olla. Ja mida ka ei teata, et see on laste puhul nagu rohkem levinud, kui arvatakse, et lapsed tahavad see actioni hästi palju. Kui sa nagu lähed laste juurde, ütleme mingi raamatuklubiga, ütleme, et teil on võimalus siit raamaturiiulist raamatuid lugeda, see ei ole nagu nii populaarne kui see, et me õues jookseme ajame üksteist taga. Et nad tahavad mingeid tegevusi teha. Ja siis arvutimängud on seal vahel kuidagi, et ta teeb mingeid tegevusi üsna rahulikult. Ja seda ei leita kunagi üles, et ta on täpselt seal vahel kuskil. Ja see nagu hoidis kogu seda asja vee peal, et nüüd mul on piisav edu, et ja valdkonnast väljaspool asuv kriitika ei tea, et ütleme 6 lapsest 2 mängis arvutimänge. Nad ei tea seda, nad ei teinud nii palju arendust. Ja seda ei leita mitte kunagi üles, seda ei saadakski teada, kui ma ise sellest ei räägiks. Selles mõttes, et ta on tulnud 2 haridusuksest sisse, et selles mõttes see on nagu turvaline. Ta on kooli välisuksest tulnud sisse, mis selgelt ütleb, et haridus, ja ta on klassiruumi uksest tulnud sisse, mis ütleb haridus, ja ta on avaldanud soovi sotsialiseeruda ja tutvuda
online browser mängudega aeglasemalt kui siis kiire offline arendus, milles osad on siis juba meistrid või et ta on avandanud huvi teistsugust mängude suhtes, online browser mängude suhtes ja ta tahab neid proovida ja tutvuda nendega, et see viga vaata ei ole, aga see, kui see oleks nagu teatav sellele, kelle ma üritan neid mingi offline mänge müüa, oleks šokk, et väiksed lapsed mängivad arvutimäng, et see oleks šokk neile, et siis nende juurde ma lähen teise jutuga, et see mäng on mingi hästi väike, et 1 minutine või see, et soovitaks proovida tasuta, et ülihea mäng tasuta, proovige, eestlased tehtud, et et nemad ei tea, et seal on mingid, et toimub see mitte sobilik tegevus, neil on lihtsalt endal need ärihuvid nagu mujal, et nad tahavad mingi passiivseid asju müüa, nagu mingi raamatu või filmi peal. Ja siis see mäng on nagu see action, mille müüa peab olema vormis, see on hästi kiiresti tegutsema. Segatöötud laste puhul, et ütleme, sa tahad anda arvutimängude loomise tundi või seda töötuba või huviringi, vaatid su action oleks kiire, et seda ma olen proovinud, pärast saad tõmmata tagasi, aga alguses, et see action oleks hästi kiire. Proovi, nagu, et sa hästi kiiresti nagu programmeerid neile mingeid juppe või nagu tõmba nagu käima see on kiire tegutsemisega, eriti väikeste laste puhul neile meeldib nagu kiire tegutsemine. Ja ka suurema lapsed, nad tulevad mingi oma arvutiga või nad tegutsevad just seal, see ei ole nagu see koht, kuhu nad tuleks filmi vaatama, nad tahavad, et oleks pidev tegutsemine. See on nagu see fun selle asja juures. Mis selle mõte on, kui soovib arvutimängude turule siseneda või arvutimängudes tööle saada või arvutimängude tegijaks saada või arvutimängude mängijaks või midagi. Aga kes siis seal on mingi passiivne filmide vaatamine, et see ei ole see, mida klient ootaks, nad tahavad seda tegutsemist. Ja et jah, seda on kindlasti mujal ka, et ühele üks info, teisele teine info, et seda ei ole võimalik nagu nii teha, sest mõned on lihtsalt nii kriitilised, kes on valdkonnas väljaspool, et teda minna uuele turule, see oli naljakas teema muidugi, et Google näiteks avastas, et kõik on spordis hoopis, keegi ei vaata nende mingi seebikaid, mingi YouTube'i seebikaid, et seda ei osteta, kõik on mingi spordis, kõik on mingi harjutavad sporti ja mingi võitlevad üksteisega mingi kaigastega ja mingi on arvutimängus või spordis kuskil, pigem spordis isegi. Ja need Google üritas siis minna sinna see sporditurgu saada endale, aga nad ei tea, mis see on, ja see hakkab igalt naljakaid asju juhtuma, et kui sa lähed tänapäeval kui sa tahad meie spordi kohta teada, siis see Google proovib nagu seda endale saada, seda turuosa, meil on, et soovisite kunagi NBA-d vaadata, meil on need praegu, et selle pealt seda tõmbab ja seda hinda alla. Nad ei tea selle kohta veel, aga tegelikult need kaamerad ja need on veel kiiremad seal, kui need Google'i kaamerad on.